Linnar oli nii lahke ja rääkis sellisest taustamast asjast, siis mina lähen natukese rajumaks. Mul oleks teine pilt ette. Tegelikult taotluslikult, nagu ikka. Me oleme käinud igasugustel internetiturunduse seminaridel koos, nagu Linnar ütles, aastast 1995. Ja nagu Ethel ütles, on meil kujunenud välja teatav fänklubi, kes korduvalt käib. Siis ma mõtlesin, et kui ma nüüd üritaksin rääkida midagi sarnast, mida ma olen varem rääkinud, siis suur hulk inimesi leiaks, et see on natuke liiga igav. Ja kui me tahame jõuda nii kaugele, nagu Linnar ütles, ehk me oleksime nagu sealt Tartust ja Tallinnas edasi kasvanud ja vaataksime maailma peale, siis meil on tõenäoliselt vaja õudselt kõva jõuga ennast niimoodi kickstartida. Võite proovida, tähendab, kontoris, kui te tunnete, et te liigute aeglaselt, siis seiske ja paluge kellelegi anda korralikult jalaga tagumikusse. Uskuge mind, te hakkate oluliselt kiiremini liikuma. Ja see nüüd nagu natukesega minu selle ettekande sisu, ses mõttes, et teeme rajuhüppe selle juurest, et me rääkisime üldistest kontseptsioonidest sellisesse valdkonda, nagu seda on usability. Ehk see, kuidas veebisaidid võiksid olla käideldavad ja kui jällegi Linnar rääkis sellest, mida võiks teha, siis mina räägiksin sellest, mis juhtub siis, kui te teete. Ja see on mõeldud tegelikult kahele sihtgrupile, vaadates osalejate nimekirja. Ma nägin, et seal oli olemas erineva suurusega nii-öelda midagi turundavaid firmasid, kes midagi toodab või teeb. Ma nägin seal päris palju ka neid, kes võiksid ise kas siis olla sellised turundusteenuse osutajad või veebitegijad. Ehk ma otsapidi üritaksin sihtida mõlemaid ja panna selle sõnumi tase selliseks, et ta oleks mõlemale huvitav ja samas ka arusaadav, sest pelgast huvitavusest ei piisa. Kuidas? Ma arvan, et meil oleks vaja nagu mingisugust sükest nagu raamatut või õpikut, et mille järgi rääkida, et te võiksite võtta kätte ja pärast nüüd minna ja teha need asjad valmis, mis Marvet õpetab. Kahjuks, kui te võtate lahti Marveti ettekande, siis Marveti ettekande presentatsiooni kirjalik osa näeb välja põhimõtteliselt selline. Sellel on oma põhjus ka, miks ta selline välja näeb. Nimelt ma siin nats aega tagasi sattusin niisuguse raamatu peale, mille nimeks on Presentation Zen. Ja kui mul paluti materjali ette, siis ma otsisin siit üles lehekülje 66, kus on David Rose'i õpetus Never ever hand out copies of your slides and certainly not before your presentation. This is the kiss of death. See on nagu selles mõttes põhjendus, kuna ma tean, et umbes 5 inimest teist niikuinii kirjutavad pärast tagasi seda lehele, et miks ei olnud slaide välja jagatud, siis mul on niisugune ettepanek, et mul tuleb 10 punkti ja võtke ette see sama lehekülg, kus on triibuline ja siis kirjutage kas igale teisele joonele või võib-olla igale kolmandale joonele, see ruumi on piisavalt, ette numbrid 1, 2, 3, 4, 5 kuni 10. Ma luban, et ma üle 10 punkti rohkem kui 10 punktiga teid ei koorma. Sealt tuleb nagu see point välja. Pärast on hea vaadata, võime vaielda, kas kellelgi tuli teistsugune point välja kui minul. Materjalid ja kõik selle leiab pärast ka minu ajaveebist. Ma ei tea, paljud teist jälgisid esinejate ajaveebe enne üritust. Kas keegi välgis eile minu ajaveebi, kuidas ma valmistun ettekandeks? Tõstke käsi, keegi. 1 konkurent, eks ju, kaasesineja. 1, jah, mitte keegi rohkem. Okei, vaadake, see ongi nüüd selline interneti fenomen, et asjad toimuvad vahetevahel tagurpidi, eks ju. Et ettekanne valmis sai avalikuks ennem, kui teie seda kuulete. Kuigi tegemist on unikaalselt selle saali jaoks tehtud ettekandega, ma olen sellega tegelenud 2 päeva puhtalt ette, pluss tegelikult paar nädalat veel. Aga näed, interneti jõudis see varem. Ja kui keegi vaatab, siis seal taga on üks videokaamera, ma panin selle salvestama, kui midagi tuksu ei lähe, siis on mul ettekande lõpuks olemas ka sellest ettekandest video, mille ma päeva lõpuks loodetavasti jõuan panna üles Google videosse. Lingi leiab järjekordselt seal samast ajaveebist. Miks? Sest ma arvan, et kui me midagi räägime, siis võiks olla sellel selline
takkajärgi tarbimisväärtus ka. Ehk millest ma tahaksin rääkida? Nagu öeldud, suuremaks teemaks sai Tallinna uus kodulehekülg. Ja kui ma seda vaatasin, siis minu esimene reaktsioon oli umbes selline, tähendab, et tõenäoliselt ma olen liiga lihtne inimene, et ma ei saa aru selle kogu suure plaani grandioossusest, et seal on olemas kindlasti midagi väga sellist vinget taga. Ja siis, kui ma rohkem aega sellele pühendasin, siis ma hakkasin aru saama, et ei seal tegelikult midagi muud taga ei ole, välja arvatud üks kohutavalt hea õpiku näide. Ja ma nüüd käiksin selle läbi mõningate punktidega sellest, kuidas mina üritasin seda lahti mõista, mis seal toimub. Esimene asi, kui ma hakkan vaatama mingit veebilehekülge, siis mida ma üritan teha, on see, et ma üritan saada pihta selle veebilehekülje statistikale. Me oleme sellest rääkinud varasematel e-turunduse üritustel ja samuti Äripäeva seminaridel korduvalt. Siin on pilt sellisest asjast, nagu seda on Google Analytics. Sinine joon näitab uue veebi külastatavust, roheline joon näitab vana veebi külastatavust, vastavalt siis üks on nagu siin märtsi keskelt aprilli lõpuni, teine on jaanuari keskelt veebruari keskpaika, mõlemal 4 nädalat. Ehk ma hakkasin vaatama, et tundub, et tegelikult mingisugust erinevust kahe veebi vahel ei olegi. Kui välja arvata see, et siin on üks pisikene graafik, kus need jooned lähevad lahku, mille nimi on bounce. Ka sellest on korduvalt varem räägitud. See tähendab seda, et kui palju inimesi tuli meie veebisaiti ja pärast esimese lehekülje vaatamist jalgalasi. Tuleb välja, et see on kasvanud 26% võrreldes vana versiooniga. Võib-olla see on hea, võib-olla see on halb, ma ei oska öelda. Järelikult tuleks hakata vaatama edasi, ehk mida me saame selle veebisaidi kohta rohkem hakata uurima. Mulle meeldib andmeid masseerida ja vaadata niipidi, naapidi, panna neile võib-olla mingisugused sildikesi külge, grupeerida neid niimoodi ja saada aru, mis minu veebis toimub või mis antud hetkel Tallinna veebis toimub. Need on nüüd Tallinna veebi reaalsed andmed, millega seoses tänu linnavalitsusele, kes ligipääsu lubas mulle. Hästi tore on näidata tervet leheküljeid numbreid. Siin see on. Siin on, me võime näiteks öelda, et leheküljele G617S37760 on läinud, on vaadatud 13 673 korda ja otsing sõna 11165 on vaadatud 18 495 korda. Mis me selle informatsiooniga teeme? Tõenäoliselt mitte muhvigi. Ja sellepärast mina võtsin kätte ja esimene asi, mida ma tegin, oli see, et ma veetsin mõned tunnikesed ja ma vaatasin, mis tegelikult seal veebilehekülgede peal on. Ja ma hakkasin lisama veebilehele külge siis, need on minu vabalt kirjutatud selgitused, kuna veebileht ise ei suutnud öelda, mis seal peal on, aga siin on kirjas, et kõige rohkem on vaadatud esilehte, järgmisel kohal on venekeelne, siis on siirdumine lehele, kust on võimalik vaadata kaarti, Tallinna kaarti, sõiduplaan, minu Tallinna esileht ja nii edasi. Need, mis on siin vanaga, need on leheküljed, mis tõenäoliselt on üritatud vaadata vanast veebist, mida ei ole olemas. Selles valikus muideks ei ole sees suuremat osa Tallinna veebilehe lehtedest. Ehk kus inimesed käivad. Näiteks busside sõiduplaane. Seal oli näha, et busside sõiduplaan on üks otsitumaid või selliseid olulisemaid teemasid, aga tegelikult busside sõiduplaanid asuvad mingis teises veebis. Ja see ei jookse üldse statistikasse sisse. Kaardirakendus. Ma ütlesin, seda vaadati 20 000 korda. Te võite esilehekülje peal klikkida nuppu ja sattuda kaardirakendusse ilma, et selle vaatamine üldse arvesse läheks. Ma ei tea hetkeseisuga, palju vaadati kaardirakendust. Ma arvan, et seda ei tea keegi täpselt. Siin all on veel vaade dokumentide süsteemile, kust on võimalik siis leida linnavolikogu mingisuguseid otsuseid ja vist ka linnavalitsuse määruseid. Mida sellest meelde jätta? Ja see on nüüd selles mõttes selle esimese punkti taha võiks selle kuidagi üles kirjutada. Ehk kui teil on mis tahes veebirakendus, mis tegeleb teie sellise turundusega, äriga, millega iganes, siis nõudke seda, et statistika ja vähemasti sellise Google Analyticsi tasemel statistika oleks integreeritud sellesse süsteemi sisse ja kontrollitult toimiks. Kuniks see ei toimi, nii kaua arendajale raha ei maksta. Seal on neid asju, mida on vaja teha,
on tõenäoliselt suhteliselt palju ja sellest kasvab kasu ka kõigele muule. Võtame, alustame lihtsamatest asjadest. Mis me teeme sellise infoga? Võib-olla meil võiks olla juba niimoodi, et see sama lehekülje URL on selline, millest on ehk aadress. Siin ees on siis kirjas see http://Tallinn.ee ja siit tuleb see. Võib-olla teha niimoodi, et see oleks inimesele arusaadav. Sellest on muud tolku ka välja arvatud, lisaks statistika analüüsile. Võib-olla meil on tõesti mingisuguseid lehekülgi, mis asuvad väljaspoolsetes keskkondades. Kui meie veebi kaudu sinna minnakse, siis meil on võimalik panna külge märkused selle kohta, et inimene lahkus meie veebist ja arvestada ka neid tegevusi. Kui meie veeb võib-olla tõesti on kaardirakendus, siis tänapäeval on võimalik saavutada seda, et see kaardirakendus räägib ka statistikale seda, mida inimene seal tegi, mida ta vaatas, kas ta otsis jäätmete jätmise kohta või planeeris endale bussireisi või vaatas, kus saab parkida. Eks. Et seal on neid lahendusi on äärmiselt mitmeid. Ehk sellepärast on oluline, et me saaksime üldse liikuda edasi sellest, et me räägime, mida inimesed meie veebis teevad ja kas see veebi kasutamine õnnestub või mitte. Ehk siis sageli toimub veebi reformimine sellel põhimõttel, et me teeme kõik ümber, nii nagu oleks ka Tallinnaga. Aga me peaksime tõenäoliselt muutma mingisugune killuke haaval ja selleni me jõuame ainult juhul, kui me suudame täpselt teada, mida kasutajad teevad ja mida me tahaksime kasutajate käitumises muuta või mida me tahaksime kasutajatele paremaks muuta. Punkt 2 kannab nime lingikõdu. Ma mõtlesin spetsiaalselt selle sõna välja. Ma arvan, et see on maailmas esmakordne selle sõna kasutamine siin seminaril. Inglise keeles on see linkrot. Ehk siis, mis see on? See on see asi, kui te lähete kusagile veebilehele ja selle lehekülje kohta öeldakse, seda lehekülge ei ole. Või näidatakse teile selle asemel mingisugust muud lehekülge. See on nüüd see sama tabelikene, mille ma eelnevalt tegin, kus ma võtsin kokku leheküljed, mis siis on tähistatud vanaga. Mingisugune veebiaadress, ma jõuan ja mulle kuvatakse tegelikult Tallinna veebilehekülje esilehekülge. Kui ma muutsin aadressi ära ja vaatasin vana lehekülge, vana Tallinna veebi, siis tuli välja, et see lehekülge oli olemas. Järelikult inimesed sattuvad meie veebi kusagilt. Niimoodi, et mitte nendele urlidele, mida meie praegust arvame, et kasutatakse, vaid mingitele muudele aadressitele. Kuidas see juhtub? See juhtub tänu sellele, et inimesed tulevad meie juurde otsimootorite kaudu. Tallinna veebi tuleb otsimootorite kaudu kohale 20% sisenevatest külastajatest. 18,7. Põhimõtteliselt ütleme ümmarguselt 20% tuleb kohale läbi otsimootorite. Ja kui me muudame midagi oma veebis, siis see otsimootori ühendus läheb katki. Ehk inimesed ei saa sisuliselt enam õigele leheküljele. Kui te liidaksite kokku need numbrid siit, kollased numbrid, siis te saaksite 28 000, ütleme ümmarguselt 30 000. Ehk 300 000 inimest käivad niisama esileheküljel, sellepärast, et nad millegipärast tahtsid minna esilehele. Ja sellest veel 10% satub leheküljele, mis on äravahetamiseni sarnane esileheküljega, sellepärast, et ta klikib otsimootorist mingisugust linki. Näiteks otsime Pirita linnaosa valitsust. Mitte, et mul midagi Piritaga konkreetselt pistmist oleks. Tuleb välja, et näed, siin on antud selline aadress. Otsimootor mäletab seda siiamaani. Veebilehekülje vahetusest on möödas nüüd vist juba 20 veebruar oli kusagil umbes see, kus toimus vahetus, nii et rehkendage ise, eks ju, 20 märts, 22 kuud, eks ju. Kuhu inimene jõuab? Ta jõuab esilehele, eks ju. Tal seal üleval on kirjas Tallinna valitsused, linnaosad valitsused Pirita muideks, eks ju. Ja mis on veel huvitav on see, et kui ta peaks juhtumisi mingile uudise lingile klikkima, siis ta satub ka kuhugi kohta, kus on mingisugune linnaosade valitsus selles urlis sees. Kas Kain Kaljut on ka meil siin juba või? Kaini ma ei näe. Kain ütleb, et neti.ee jaoks on üks suuremaid probleeme see, kui samal leheküljel on mitu urli ja süsteem ei tea täpselt, mida ta serveerib. Ehk selles mõttes see on ideaalne lahendus selleks saavutada, et neti.ee otsimisega ütleks, siin on mingi jama ja viskaks need leheküljed minema.
Väidetavasti neti on avaleheks Eestis 75% kasutajatest, midagi umbes sellist. Otsingud, millega tullakse. Siin on 18 esimest otsingut lihtsalt sellepärast, et nad mahtusid mulle parasjagu ekraani peale ära. Tallinna kaart, linnavalitsus, perekonnaseisuamet, tarbijakaitse, vanaturg, eelarve prioriteedid ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ma käisin need läbi, 80% nendest sõnadest viib leheküljele, mis näeb välja nagu esilehekülg. Inimeste hulk, kes seejärel esilehele sattudes tagasi põrkavad, arvates, et nad sattusid valesse kohta, oli, kui ma hästi mäletan, suurusjärgu kohati mingisugune 70 kanti. Ehk enamus inimene, kes tuleb kohale, arvab, et ups, vale koht, see ei ole ometi Tallinna veeb. Lähme otsime mõne teise lingi. Jõuame äkki Tartu veebi kuhu iganes. Et on meelde. Kui ma uuendan veebi, siis ma nõuan arendajalt, et kõik vanad aadressid suunduksid kuhugi ümber. Seda on tehniliselt äärmiselt lihtne teha veebiserveris, et veebiserveris oleks nimekiri vanadest toimivatest aadressitest ja kui inimene sinna satub, siis on olemas mingi loogika, kuhu ta saadetakse. Tuli linnaosa valitsusest Pirita, saadame ta mingisugusele leheküljele, mis meile tänapäeval näitab Pirita linnaosa valitsust, mis iganes see oleks. Ja teeme seda sellisel kujul, et otsimootor, kes sinna satub, saaks teada, et lehekülg on kolinud ja mis on uus aadress. See on järjekordselt arendajate asi, kui te ütlete neile see, et olgu tehtud, siis nad teevad selle kas ära ja kui nad vigisevad, siis võtke teine arendaja. Hästi lihtne. See on seesama see Kickstarti arendus, eks ju põhimõte. Samuti, nagu te nägite, mida mina tegin tegelikult, ma vaatasin selle veebisaidi kasutuse logi ja ma nägin sealt põhimõtteliselt veateateid, kuna ma nägin lehekülgi, mis ei olnud need leheküljed, mida tõenäoliselt inimesed tahtsid. Ja mul on selle alusel võimalik korrastada veebi, kui ma jälgin seda. Mitmetes veebisaidi haldusmootorites on olemas spetsiaalsed moodulid, mis jälgivad neid olematuid lehekülgi ja annavad adminile teada, et inimesed millegi pärast kogu aeg tulevad sellisele leheküljele. Mis me teeme? Ütleme neile, et vale lehekülg, mine ära. Ei, isegi juhul, kui see on tõesti nende poolt, keegi tegi kusagil urli sisestades mingi kirjavea. Hoolitseme, et ta jõuaks siis sinna, kuhu see inimene mõtles. Vaatame, mis ta tõenäoliselt mõtles selle, mis see viga oli. Las ta läheb. Ja sellega me saavutame selle, et kasutajad jõuavad õigesse kohta ja ei põrka tagasi meie veebist. 3. Mida see kasutaja tegelikult tahtis siis, kui ta sinna tuli? Ma tegin ühe uurimise veel. See on natukese kirju tabel, ma räägin selle legendi ära, mis selle mõte on. Nimelt, sageli on teil olemas oma veebisaidi sisene otsingusüsteem. Inimene saab tippida, otsin mida iganes, parkimine, müük, kontakt, pilleporgandi, telefoninumber, mida iganes, kõike saab otsida, eks. Ja mina vaatasin siis, mida on uuest Tallinna veebist kuu aja jooksul inimesed otsinud, tippides sinna sisse aadressisse või otsikasti siis mingisuguse sõna. Ja ma panin siia mõned värvid ka külge. Ma valdkonna mõtlesin ise välja, selles mõttes, et ma võib-olla kõik ei ole päris korrektsed nimetused, aga sinine on ühistranspordiga seotud asjad, roheline on liiklus, roosa on niisugune pere ja toetus, aina, et sinna mul üks on valesti läinud, hall peaks olema igasugune valitsemine ja linnaosa valitsused ja nii edasi. Ehk meil on selgelt näha, et inimesed tulevad veebi otsides asju, mis on seotud ühistranspordiga, mis on seotud mingisuguste selliste pereküsimustega, toetused, mis iganes, liiklus, vähem otsitakse võib-olla mingi konkreetselt valitsemise kohta käivat informatsiooni, tõenäoliselt kas linnaosa valitsuse mingeid kontakte või midagi sellist. Ja kui me teame seda, mida inimesed otsivad, Tallinna veeb on selles mõttes ideaalne, et inimestel on raske midagi leida. Järelikult tõenäosus, et nad löövad selle otsiaknasse sisse, on suur. Kaotage, tehke lehekülg, kus üldse mitte midagi ei ole, siis te kohe näete, mida inimesed hakkavad otsikastist otsima. Ja siit saab hästi kiiresti statistika kätte selle kohta, mis oleks tegelikult vaja tuua esilehekülje peale ja milline sisu tuleks muuta võimalikult kergesti leitavaks kasutajate jaoks. Jätan siinkohal meelde selle, et ma jälgin alati seda, lisaks sellele, kus inimesed navigeerivad minu süsteemis,
sellest võib olla raske aru saada. Ma üritasin Tallinna veebis saada aru, mida inimesed tegelikult vaatavad ja otsivad. Pikka aega ja ma ei jõudnudki heale tulemusele, sest lehekülgede nimed olid need krüptilised ja ma oleksin pidanud hakkama neid tuvastama kusagile umbes mingisugusesse tuhandete kaupa, milleks mul paraku ei olnud antud hetkel aega. Oluliselt lihtsam on vaadata tõesti selle sama otsisõnade järgi. Jälgige. Kui teil on mingi webmaster, siis webmasteri hommikune töö on mis? Ta vaatab, mida inimesed on otsinud ja mõtleb, kas meil on võimalik, kui see on oluline, siis kas meil on võimalik kuidagi muuta lehekülje navigatsiooni niimoodi, et leitaks paremini see konkreetne sisu ülesse. 4. Vigased detailid. Mul on niisugune halb harjumus, et eriti veebisaitides, millega ma olen kuidagi seotud. Tallinna veebisaidiga ma olen seotud niivõrd palju, et ma osalesin mingis töörühmas, kes eelmist versiooni arvustas midagi sellist. On teisi saite veel, millega ma seotud olen, mis on suuremad projektid ja siis mulle meeldib mõelda välja mingisugune selline kasutajastsenaarium. Kuidas me teeme hästi lihtne, me võime võtta mingi õpiku ja teha hästi keerulise süsteemi ja mingisuguseid punkte anda asjade eest ja edasi. Aga mulle meeldib üks lihtne asi, võtame ette esimesest reast kodaniku, mida meil linnavalitsusest viimati vaja oli. Ma pakun, et selline levinum asi on see, et meil oli kas linnaelaniku parkimiskaarti, tühistada parkimistrahvi, vaadata sõiduplaani, midagi enam-vähem sealt samast. Leida linnaosa valitsuse ehitus, mingisugune nõunik, mis iganes. Need on sellised konkreetsed asjad. Ja siis vaatame, mis juhtub, kui me seal liigume ja vaatame natuke sellist laiemat pilti. Et meie, kui me kiiresti liigume, siis me jälgime silmaga kogu aeg meie hiirteks, vaatame, mis siin ümberringi ka toimub. Kas asi on loogiline? Käime selles veebisaidis, võib-olla tegutseme seal peal mingisuguse tunnikese. Oma enda veebis, ärge kunagi unustage oma enda veebis veeta aega. Ja see on selline, kus te olete olnud. Või leidke keegi, kes veedab aega ja kritiseerib. Iga probleem kirjutab üles. Mõned on norimised, ärme selle pärast solvu. Mida mina leidsin? Näiteks lehekülg, mida ma demonstreerisin teile mõni hetk tagasi, ehk see, kus ma jõudsin otsinguga esileheküljele, urliks on kirjas linnaosavalitsuse Pirita ja vaadake, mis siin üleval on kirjas. Algus, info, õigusaktid. Teadupoolest, kes on harjunud veebi külastama, siis siin üleval näidatakse, kus kohas te veebis parasjagu olete. Et me valisime esilehelt info ja sealt õigusaktid. Aga millegipärast ma ei tea. Ja see, ma rõhutan, see ei ole Photoshopis tehtud. See on täiesti täpselt sama pilt, mis mul oli siin paar ühikut tagasi. Näete, täpselt samast pildist on pärit see jutt. See on muidugi kõige hullem. Tallinna veebisaidis on selline lugu, et kui te seal surfate rohkem kui mingisugune 3 klikki, keskmine on muideks on kusagil 3,7 klikki, just 3,7 lehekülge. Kui te surfate midagi umbes 30 lehekülge, siis on tõenäosus, et te jõuate olukorda, kus veebilehekülg kaob teie nähtavusest täielikult. Ma olin sellega sügavalt hädas, kuna ma üritasin seminariks valmistudes käia veebis ja testida erinevaid asju ja mingil hetkel lihtsalt veebisait lõpetas töötamise. Ta kuidagi hiljem jälle mingisuguse poole tunni pärast käis jälle. Siis ma tegin kohvi ja sõin võileiba ja surfisin niisama ringi ja siis jätkasin. Kuniks ühel õhtul, kuna ma olin pannud mõningad küsimused oma ajaveebi välja, siis ühe kirja peale ütleb üks kodanik Priit, et et kuule, veebisait on maas. Et ma ei saa rohkem sulle näidata, et tänaseks on kõik. Ma ei saa aidata rohkem sulle jamasid otsida. Mina vaatasin, paneme peale veebisaidi monitooringu. Kusagilt Ameerikast küsitakse meie veebisaiti, vaatame, kas on püsti. Tuleb välja, et ameeriklaste jaoks on püsti, minu jaoks ei ole. Aga äkki on viga hoopiski lokaalne. Nipitasin veidikene ja avastasin, et oligi. Me suudame kutsuda kindlaks määratud tegevuste järjekorraga ette seda, et Tallinna veebilehekülg ei vasta teile enam poole tunni jooksul. Ainult teile isiklikult. Ülejäänud kasutajate jaoks käib. Mis tähendab seda, et kui te helistaksite webmasterile ja ütleksite, et veebilehekülg ei tööta, siis tõenäoliselt ta ütleks, et töötab küll, mis te jamate või turvaraheks. Pisike viga, eks ju, üldse ei tööta ja laseb korke läbi. Mulle kohutavalt meeldib see, et kui ma valin mida ja transport,
siis ma saan endale nimekirja igasugustest suvalistest otsitulemustest, mis kuidagi on transpordiga seotud, aga tõenäoliselt ei ole see, mida mul oleks vaja. Otsitulemuste juures on vahetevahel ka seletused, näiteks siia tuleb helistada siis nähtavasti või mida iganes. Mingi imelik lahendus. Neid asju võiks tegelikult selle veebi kohta tuua hästi palju veel. Mulle meeldib busside sõiduplaan. Ma jõudsin leheküljele, kus on üks otsitulemus, millegipärast on olemas 12, vaata kõiki, kui ma vaatan kõiki, ma annan ikkagi ühte. Ja üldse, miks mul on siin pool lehekülge täidetud mingisuguse otsiaknaga? See on probleem. Aga kust tuleb probleem? Probleem tuleb sellest, et kellelgi oli mõte, et õudselt lahe tehnoloogia, et aastal 2008 kõik teevad asju, et see käib kuidagi automaatselt ja otsipõhiselt ja mingi semantiline veeb ja nii edasi. Teeme meie ka. Puhtalt välimuse järgi tehes ei õnnestunud. Ehk hästi lihtne. Vaadake üle detailid. See, et teil on veebilehekülg, millel on oma URL ja üleval on teie firma logo, või et te tegite sellise kellegile, kummal iganes pool tööd te olete, ei tähenda, et see oleks toimiv lahendus. Aga ma vaatan ühte detaili natukene lähemalt, rääkimaks just nimelt sellest, kuidas ja miks sellised jamad juhtuvad. Ma väidan, et see on seotud just nimelt sellega, et me vaatasime, kusagil oli midagi väga vingelt tehtud, ütlesime oma arendajale, tee ka, seal on väga vinge lahendus. Tema vaatas, ütles, et ma ei tea, mul on selleks tundi aega, ma siis nõkerdasin tasapisi ära, seal nägi selline välja, tegin sulle sellise, palun, lahendus olemas. Aga see ei pruugi päris alati niimoodi olla. Ja selleks detailiks võtaks kõige karmima asja kogu Tallinna veebist ja see on lahti tulev puukujuline menüü. See siin on muideks kogu menüü pikkus. Kui need jupphaaval panna kõik need tükid niimoodi siia üksteise alla, siis me saaksime nii pika menüü, kus oleks nii väikse tekstiga. Et see 14 000 pikslit, ma ei tea, 14 000 jagatud, mis ekraani kõrgus on 700-ga 20 ekraani täitnud, nagu mis siukest. Nii ma zoomisin ühe väikse jupikese välja lihtsalt. Mis selle menüüga siis probleemiks on? Esimene probleem on selline, ma näitan teile korraks siit ühe brauseri pealt, kui me läheme Tallinna veebi, siis nii, seda puhku õnnestus. Ma tahaksin minna ja võtta menüüst mida? Probleem on suurem kui jah. See on omaette probleem. Aga see menüü lakkas parasjagu töötamast. Mul on seda varem ka juhtunud, aga see hetkel ei ole taotluslik. Nii et ma jätkan PowerPointiga, äkki mul kukub siit see asi paremini välja. Vaadake, kui teil on selline menüü avaneb, et te lähete sinna mida peale ja nüüd teil tuleb järsku vajadus minna transpordi peale. Siis kuidas teie selline automaatne hiireliigutus oleks? Te nägite kohta, kus te olete, te näete sihtkohta ja te liigute hiirega laksti siit siia, kuhu te tahaksite parasjagu minna. Mis juhtub? Tüüpiliselt enamuste selliste drop-down menüüde puhul, mis on üks hullemaid probleeme üleüldse, on see, et keegi pole mõelnud selle peale, et kuidas inimene seal menüü peal siis käitub. Et enamuste puhkudel ma lähen niimoodi ja ma kohutavalt vihkan neid menüüsid. Mõned toimivad, mõned mitte. Ja ma ei olnud kunagi päris täpselt aru saanud, et milles see toimimise vahe on. Me siin rääkisime järjekordselt blogikommentaarides Priiduga, et kas see on küsimus sellest, kui kaua viivitatakse. Et kui ma hakkan siit ära liikuma ennem, kui ta järgmise menüü avab, et äkki kui panna siia mingisugune, ma ei tea, 0,3 sekundit vahele, siis ma jõuan siit üle sõita ja järgmisse menüüsse või midagi sellist. Selleks on olemas ka lahendus. Tüüpiliselt inimesed õpivad varsti siis liikuma niimoodi. Selle asemel, et teha liikudes neid otseseid liigutusi sinna, nad siis õpivad liikuma kaarega. See on aeglasem,
ja tõenäosus, et kui nad ei mõtle selle peale, nad siiski liiguvad diagonaalis, menüü läheb kinni, nad lähevad tagasi ja seejärel oleme punktis 1, kus me peame menüü kinni panema, alustama otsast peale, on äärmiselt jama. Ma vist võtsin välja slaidi selle kohta, kus ma seletan ära, kuidas see toimib. Ma hakkasin uurima, et kuidas siis õige selline menüü toimib. Välimuse järgi täpselt 2 ühesugust menüüd. Ja tuleb välja, et Apple'i omad on mõelnud sellise nipi välja, et kui me tõmbame siit selle valiku alumisest vasakust servast sellise mõttelise joone siia vasakusse serva, siis nii kaua, kuni kasutaja on selle kolmnurga sees, nii kaua on meil see, eeldame, et me liigume sinna poole. Kui me satume kolmnurgast välja, siis antakse meile kohe laksti järgmine menüü. Ehk hästi lihtne. Kujutame ette, et kui me oleme selle trajektooril, mis tõenäoliselt viib meid siia, siis me ei pane menüüd kinni ja ei vaheta menüüd. Kui me oleme trajektooril, mis on väljaspool seda, siis me vahetame menüüd, inimene tahtis äkki vaadata teist menüükirjet. See on müstiline, kui vähe selliseid lihtsaid asju, mis on mingisuguse mooduli taga mõistetakse. Ja sellised vead juhtuvad, nagu öeldud, just nimelt siis, kui te tellite midagi, mis on nii nagu teistel. Aga see, kes seda teeb, ei viitsi ennem raamatuid läbi lugeda, mõtlemaks, kuidas seda tegelikult realiseerida või mis on ühe või teise asja puhul nipp. Ja nippe on tegelikult päris palju. Ja siis, kui te nüüd lähete ja ütlete, et kuule, see ei toimi, et mul on Maci peal kõik käib ja sinu menüü ei toimi, siis öeldakse selle peale tüüpiliselt midagi sellist. Siin on küsimus Tarmo Kruusimäe Kojamehe küsimus linnavalitsusele, kasutajale, Tallinna veebisaidi kasutatavuse küsimustega seoses. Ja mis tuleb vastus? Vastus on see, et mingid kuldreeglid ei ole olemas. Antud väide on intellektuaalselt huvitav. Üldiselt, kui ma tahaksin teile kellegile niimoodi ära panna, et te otseselt ei saa öelda, et ma olen teid solvanud, siis ma ütleksin, et see, et sa praegu seal naeratud, on intellektuaalselt huvitav, eks ju. Et midagi sellist. Neid võimalusi, kuidas ma saan teile väga viisakalt öelda, et tegelikult arvan, on hästi palju. Siin on väga viisakalt öelda tavalisi kuldreegleid. Ma ei saa, ma pean teile demonstreerima seda, kuidas on tegelikult kuldreeglitega. Kas kuldreeglid on olemas? Lugesin seoses Hansapanga uue netipangaga Jaanus Kase ajaveebist. Jaanus Kase õpib parasjagu Carnegie Melloni ülikoolis kasutajaliideste ja inimsuhe, masina inimese suhete disaini. Ja ütles, et mul koolitöös oli üks asi, mida me võidime tegema, selle nimi oli Coke Tool ja ma lasen siis Hansapanga uue veebi läbi, vaatame, kas uus kujundus viib meid kiiremini maksekorralduse juurde kui vana. Ja tulemus oli see, et aeg kiirenes mingisugune 25%, kiiremini jõudsid esileheküljelt sisse logida ja maksekorralduse juurde, kuigi tundus, et mõni klikk oli suurem, aga kuna disainerid olid mõelnud, mingid nupud olid veidikene suuremad, veidikene paremas kohas, nii edasi, siis toimis hästi. Nii. Ja alguses ma mõtlesin, ma küsin Jaanuselt, et kuule, tee mulle Tallinna veebi kohta ka üks siuke asi. Aga Jaanusel oli parasjagu sess käimas ja ta oli väga kiire. Ja ma mõtlesin, et okei, tähendab, kui nad koolitöö jaoks otsid selle ära õppida, siis tõenäoliselt suudan ka mina selle ära õppida. Tõmbasin softi alla, tõmbasin tutoriali alla ja mul kulus mingisugune suurusjärgus 1,5 tundi, et teha selgeks järgmine asi. Ehk kuidas me siis testime seda, kas üks asi on parem kui teine või mitte, kas kuldreegel on olemas? Võtame lihtsa asja. Nii. Siin on nüüd tehtud Tallinna veebilehest erinevad pildid. Need on erinevad punktid meie navigatsiooni teel, kuidas me liigume siis läbi meie veebilehekülje. Siin on mul oranžiga on kergelt näha, on märgistatud ära joonistatud kastikesed selle koha peale, kus on siis konkreetselt mingisugune menüü, mille peale peab klikkima või mille kohal peab hiirega vehkima. Ja siis on noolekesed, mis näitavad, kuhu selle peale liigutakse ja kui nüüd siin seal vehkida, siis tuleb see ja kui siin vehkida, siis me jõuame siia ja kui siin klikkida, siis me jõuame siia, saame klikkida ja jõuame siia. Ja see on põhimõtteliselt hästi lihtne, lihtsalt pildid, pildistame ekraani ja teeme sellest jada ära. Järgmisena kirjeldame siis konkreetselt, me võime siin defineerida erinevaid liikumisteid. Mina defineerisin siin ära tegelikult 2 teed läbi menüüde.
Ja samuti sama asja tegin ka vana veebi kohta ära. Ja siin on siis nüüd näha selline tüüpiline tegevus, inimene mõtleb, vaatab, liigutab, ootab süsteemi järgi ja nii edasi, et sai nagu paika pandud. Kuidas see enam-vähem käib, enamusi neid vaatamisi, ootamisi paneb see programm juba ise järjest paika. Klikkimise puhul poleks ma midagi pidanud tegema, aga kuna hetkel oli selle lihtsalt viibutamisega ja menüü avanes viivitusega, siis ma pidin natukese timmima selleks, et saada selline tõenäoliselt usaldusväärne tulemus. Ja seejärel on lihtne. Mul arvutatakse välja erinevate käitumiste peale kuluvad ajad. Ehk siis on siis olemas 2 kujundust, uue veebi kujundus ja vana veebi kujundus ja sõiduplaanide leidmine. See on siis lihtsalt vanas veebis klikkides klõks-klõks ja see on siis uues veebis liikudes läbi kogu selle navigeeriva puu. Ehk aja erinevus on 2,22 korda. 2 korda aeglasemaks läks puhtalt see kasutaja tee liikumine. Jätame kõrvale selle, et äkki tal läks menüü kokk kinni. Jätame kõrvale selle, et ta peab sealt aru saama ja mõtlema, kus kohast ma leian täpselt sõiduplaanid. See on puhtalt ainult hiire liikumise ja kõige selle kiirus. Ja selle vahe on üle 2 korra uue kahjuks. Vanast leides esilehekülje pealt lingi sõiduplaanid oli loomulikult aeg veel kiirem, eks ju. Aga ütleme, et me seda ei arvesta, see on petukas, eks ju. See on ikkagi navigatsiooniga. Proovisin, et ma puumenüüst ei läinud lõpuni välja bussi sõiduplaanini, vaid klikkisin ennem sõiduplaanide peal ja siis lehekülje peal sõnale buss. Näe, ma võtsin juba 0,5 sekundit muideks. Sellega, et ma tulin puumenüüst varem välja. Kas see on realistlik? Kes tahab, jätke numbrid meelde, minge pärast, või kellel on arvuti, võib kohe proovida. Mina selle peale mõtlesin, et võtsin telefonid, panin telefoni stopperi peale, võtsin aega. Ajad tulid niimoodi, et see tuli vist 4,7 ja see tuli 9,3 või 9,4 midagi siukest. Noh, ma olin kasutaja, kes teadis, kuhu ma lähen, mida ma klikin ja see aja tulemus oli praktiliselt selles mõttes poole sekundise täpsusega paigas. Ja ma tõesti tähendab, ma navigeerisin seda treppmenüüd oluliselt kiirem nagu keskmine kasutaja. Ehk proovige, kuidas siis on intellektuaalne kuldreegel, nii nimetatud. Väga lihtne, proovige järgi. Jätan meelde, kasutatavus on mõõdetav, mitte intellektuaalselt huvitav. Ja see on üks näide. Ma rõhutan, ma ei ole siinkohal rohkem interaction designer kui keegi teist. Ma lihtsalt puhtalt selle pärast, et vaielda vastu inimestele, kes ütlevad, et see ei ole mõõdetav. Õppisin ühe tööriista selgeks. Neid tööriistu on veel hulgaliselt ja teil on võimalik võtta väga palju asju samasuguse detailsusega pulkadeks ja sealt edasi liikuda. Rääkisin ühe inimesega, kes juhtumisi on interaction designer, üks Eesti selliseid tõenäoliselt tunnustatamaid usability gurusid, Kristjan Jansen on olnud Skype'is ja mitmetes muudes asjades. Ma pikka aega olen kandnud särki reklaamides ühte toodet, mis oli temaga seotud ja nii edasi. Ta ütles, et kõige suurem probleem Tallinna veebi puhul on see, et infokogumite navigeerimiseks on 2 peamist teed, sirvimine ja otsimine, ning üks ei asenda kunagi teist. Tallinn.ee on mingisugused tehnoloogilise eksperimendi tõttu valinud meist ühe. Tavaline lahendus on vaja tagasi tuua. See on ainuke viis, kuidas me saame veebi navigeeritavaks. Kuidas ma seda ette kujutaksin? Ma kujutaksin seda ette kõige lihtsamalt. Võtaks selle sama tabeli, kus olid need sinised ja punased triibud, esilehekülje peale alustuseks võib-olla las see isegi see menüü seal on, ma ei torgi seda, las ta olla, nagu ütleb Kristjan, surnust hobust pole mõtet peksta rohkem. Ja siia keskele esilehekülje peale kujundaksime sellise nagu dashboardi, kust meil on võimalik leida minu jaoks olulised asjad võimalikult kergesti üles ja see dashboardi sisu on siis kujundatud, nad lähtuvad sellest siniste ja punased riipudega tabelist, mida inimesed muidu ise kippusid otsima. Siin on üks näide. See on IBM-i website. Miks ma võtsin IBM-i website'i? Sellepärast, et Tallinna veebi tegijad ütlesid, et seal on ka need samad ülevalt alla kukkuvad menüüd ja kõik muud asjad.
need tegelikult toimivad ja IBM-i veebisaidis ei ole tegemist ainsa lahendusega. Pange tähele, me võime valida sealt software, me leiame tõenäoliselt siit alt kusagilt softi, mul on all olemas veel mitu sellist tabulaatorit, millega ma saan ühe sama ekraani piires tegelikult ülevaate kogu firmast. Ma ei pea hakkama navigeerima seda 14 000 pikslit pikka menüüd, vaid ma saan siit tegelikult selle paika. Ja ma olen täiesti kindel, et need inimesed tegelevad sellega, millest ma alustasin, et nad jälgivad, mida kasutajad otsivad ja sellest lähtuvalt kujundavad kõik ülejäänu. Siin on järgmine lehekülg. Tuletame meelde seda lehekülge, kus olid seotud erinevad transpordiga seotud suvalised lingid ja üks telefoninumber oli kusagil keskel. See on see, kuhu ma jõuan IBM-i veebis siis, kui ma klikin software'i peale, software all. Ehk keegi on näinud vaeva ja teinud ühe lehekülje, kust me leiame üles selle, mida meil tegelikult sellega konkreetse teemaga seoses oleks vaja teada. Äärmiselt mugav. Ma võin liikuda ka teistpidi. Ehk ma tippisin otsikasti seal üleval nii-öelda sisse software, jõudsin otsi lehekülje peale. Pange tähele, mul on siin juba otsingute juures tõenäoliselt seonduvad otsingud, mind aidatakse. Äkki see otsing ei olnud see, mida ma tegelikult tahtsin. Äkki ma tahtsin selle juurde midagi muud, aga see on väikselt. Ja siit alt, kui me vaatame, me leiame lingi, esimene link on muideks see sama software'i link, mis viib sellele samale leheküljele, ehk siis siia. Kui te panete tähele, siis on veebiaadress on kõigil arusaadav. Te võite näha, seda näeb inimene, kes vaatab analüütikat, mida iganes. Äärmiselt, vabandust, ma saan särtsuga. Loodan, et arvuti kinni ei jookse sellest. Jätame meelde. Navigatsioon ei ole üks vidin, mis meile parasjagu kusagilt meeldima hakkas. Navigatsioon on erinevate vahendite summa. Me saame selle läbi viia inimese kohale, et me pakume talle kõiki neid võimalusi, mis võivad talle pähe tulla. See tegelikult ei ole väga keeruline saavutada. Punktid 7 ja 8. Kasuta pinda ja rahulda huvigrupid. Tulen siin juures tagasi veel kord Hansa juurde, Hansapanga juurde. Rääkisin Margus Simsoniga, kes on Hansa uue veebisaidi kontseptsiooni looja, tegelenud ka väga palju just nimelt selle sama usability küsimusega, rääkinud inimestega. Inimesi on 2 sorti. Üks sort on siis need, kes on veebisaidi kasutajad, kes on mina kui panga klient, kes ma tulen sinna kohale, tahan midagi saada. Ja teine on panga sisehuvid. Ehk turundusosakond tahaks väga, et seal oleks suur ja vilkuv banner, kus öeldakse, et võta laenu või mida iganes. Ära võta laenu või maksa laen ära. See on hästi suurelt. Sa tahtsid tulla konto väljavaatajat vaatama? Ei, bänner oleks vaja siia panna. Ja õnnestus neil maja sees leppida kokku, et need asjad käivad siiski nagu väiksemalt ja allpool. Ja kui midagi on sellist nagu mida ülespoole, seda märkamatum peab olema reklaam. Lepiti kokku selles mõttes reeglid, kuhu on võimalik paigutada seda sellist täiendavat sisu, kuidas on võimalik panga virtuaalset kinnisvara paremini ära kasutada. Tallinna veebilehekülg. Siin on nagu näha, veerandi leheküljest võtab viide sellele, et õppigi kasutama meie kuradi veebisaiti. Nii nimetatud kasutaja, nagu te olete. Siis on mingisugused uudised. Uudiste puhul on arusaadav, see on nagu linnaga seotud poliitikute huvi, et nad oleksid pidevalt nagu platsis väljas, eks ju, väga tore. Siis paremal on mingisugused bännerid veel, telli pealinna leht, eks ju, kodurahufoorum ja nii edasi. Enamus neist tõenäoliselt ei ole sellised, mille pärast inimesed siia tulid. Kui te tuletate meelde otsi statistikat, siis inimesed tulid siia vaatama sõiduplaane, parkimist, perega seotud mingisuguseid toetusi, tõenäoliselt nad pargiti ja reisiti tulnud vaatama, aga okei. Muides, kui te kerite siia lehekülge alla otsa, väljapoole ekraani, ma tegin eraldi ekraanisorti, siis siin on olemas eraldi link hetkel oluline. Kui teil on kunagi mingisugune vajadus panna kuhugi silti, mis on oluline, siis kuhu te selle panete? Kuhu? Üles keskele, jah? Üles nurka, mida iganes. Ja siis vaadake, et see oleks oluline. Alati ka. Kuhu minna? Hetkel oluline. Mida süüa on hetkel oluline? Okay. Järgmine küsimus. Meil on olemas palju veebikinnisvara. Näiteks bussisõiduplaanid.
aga ja meil on olemas veebis alamleheküljed, kus võiks joosta võib-olla mingi temaatiline uudis näiteks nurgas või mingi temaatiline banner, et noh, et kui tulime transpordilehele, siis kasuta, ma ei tea, linnaelaniku parkimiseks uut M-lahendust või mida iganes. Aga ei, see on täitsa tühi, see on minu selline mock-up, ma lihtsalt panin PowerPointis nagu siia paar pilti peale. Uudise, siin on asutatud suvalised Google'i reklaamid, mingisuguse saidi sisse banneri ja nii edasi. Ehk sellega on võimalik tegelikult oluliselt paremini korraga rahuldada nii neid, kes tahaksid saada oma sõnumit maja seest välja, kui neid, kes seda omakorda vajaksid. Siin on muidugi väga tore huvitav asi veel. Tallinna kõikides muudes, põhilises veebis, kui te läheksite, ütleksite inglise või soome või saksa keel, mis kõik on menüüs olemas, siis teile öeldakse, et Tallinna veebilehekülg on olemas eesti keeles ja vene keeles ka, aga mitte muud. Kui te tulete busside sõiduplaanide juurde, siis on see olemas isegi läti ja leedu keeles, mis on iseenesest äärmiselt tervitatav, kui te peaksite olema lätlane või leedukas muidugi. Jätan meelde, veebilehekülg ei ole ainult esilehekülg, me peame mõtlema läbi ka kõik selle, mis on seal taga, kus see kasutaja võib liikuda. Seal on mitmeid põhjuseid. Meil on võimalik tabada seda, kui inimesele miski asi huvi pakub ja pakkuda talle tema konkreetse hetke huviga seotud täiendavat informatsiooni. Samuti on see, et inimene võib tulla meie juurde otsimootorist. Kui inimene tuleb otsimootorist bussisõiduplaani peale, siis ega ta siit ausalt öeldes eriti hästi Tallinna veebi tagasi ei saa. See ei paista isegi välja otseselt nagu Tallinna veeb, see võib pigem paista välja nagu lätlaste mingi veebisait, kui ta vale lingiga vastu tuleb. Sama häda oli siin ka kõikide muude nende dokumendiregistritega ja nii edasi. Kaardirakendusel vähemasti on üleval, on Tallinna banner vähemasti olemas. Aga kõik muud on täiesti eraldi seisvad. Miks mitte neid kasutada? Sest see on ju see, kuhu lähevad kõik kasutajad. 9. punkt, mis on kah seotud tegelikult nende mõningate varasematega, ehk vaata, ma nägin seal seda, tee meile ka. Ja nagu öeldud, siit veebist leiab väga palju neid asju, mis on teistel ka, aga mis on kõige levinum tehnofetiši vorm Eestis? Keegi oskab pakkuda? Palju 900 000 on mees taskus? Ei ole mobiiltelefon. ID-kaart! Kas Tallinna veebis on olemas ID-kaardi kasutamisega seotud rakendus? On. Ja see on külastatavuselt 1, 2, 3, 4, 5. kohal olev lehekülg. See on minu Tallinn. Meie linn toetab moodsaid tehnoloogiaid, innovaatika, meil peab olema midagi sellist, kus inimene tunnetaks, et ta on nagu oodatud siia ja nii edasi. Selleks on siis rakendus, kes logib sisse, proovige järgi. Ma proovisin lõpuks järgi eile. Selle käigus võib-olla juhtus veel midagi, ma ei tea. Minu liiklus läks üle turvalise kanali ehk üle HTTPS-i, mis on tõenäoliselt väga vajalik millekski. Ja mul tekkis iga lehekülje alla serva 2 valikut. Minu lemmikud, mul on võimalik panna linnavolikogu liikmed nendes kirja, ainult need, kes on lemmikud, ja minu teated. Ma ei leidnud kohta, kuidas ma saan siia teateid jätta või kes mulle siia võiks teateid jätta. Mul on tunne, et tegemist on Mufi postkastiga. Minu teated, ma saan ise endale mingid teateid jätta. Selles mõttes, et kui teil nagu e-posti toimis, te võite jätta endale teate, või kui külmkapi uks on juba postiteid täis, siis jätate endale Tallinna veebi teate. Link, kirjeldus, kuupäev, kellel kõik väga hea. Aga salvesta lemmik, see tekitas minu suvi. Ja ma mõtlesin, et lemmik. See on nagu 5 favorite'id, eks ju. Ma saan mingi linke salvestada. Proovime, salvesta uus lemmik. Link sellele lehele on juba olemas. See tõenäoliselt kellelgi teisel on olemas. Siis ma kolasin natuke ringi ja proovisin mitme lehe all. Ja lõpuks mul see õnnestus. Ja mul õnnestus salvestada niisugune link. Tulevikus, kui ma login nüüd Tallinna veebi sisse, siis mul on võimalik vaadata, et mul on uus link salvestatud. Näiteks, kui ma olen harjunud alati lööma ise niimoodi, ma tihti lööngi juba urli sisse, et mingi domeeni nimi kaldkriips iseteenindus näiteks võiks olla mingisugusel Eesti Energial. Aga siis ma tean, et kui ma olen harjunud sisse lööma, et Tallinna kaldkriips G2267S19760
ja mul läheb see vahepeal meelest ära. Ma tean küll, et see on, mis asi? Ma ei mäleta. Mine vaatama. No mis iganes. Siis ma tean, et on siin all, siin tekib nimekiri krüptilisi urle ja mul on võimalik nende peale klikkida ja saada teada, mida nad teevad näiteks. Ja selleks on erinevat ID-kaardiga sisse logida. Selle asja nimi on tehnofetiš. Noh, teeme selle asja veel ka. Mis ma neist räägin? Kas ma tahan kirjutada Tallinna linnavalitsust? Ei. Ma olen tähele pannud, et täpselt neid samu asju tehakse igal pool äris ka. Tehke mulle ka. Ma kunagi tegin ühe veebisaidi, mille nimi oli Kuku nipernaadid. Võttis mobiiltelefoni pealt pilte ja pani veebi. Kuku ajakirjanikud said saata pilte suvalistes kohtades. Ma olen sellest mitmel üritusel kindlasti juba rääkinud. Ja mõtlesin sinna välja sükse lahendus. Ma vaatasin neid pilte ja siis ma mõtlesin, et kui ma panen pisikese neljakandilise pilte, aga enamus fotosid on teadupoolest, eks ju, see püstises formaadis. Ja mõtlesin, et kuidas teha selline asi, et need pildid paistaksid ikkagi head välja. Siis ma taipasin, et hästi lahedad need näidupildid tulevad siis, kui ma võtan horisontaalselt, nagu landscape formaadis pildist, võtan keskelt ülevalt alt võis mingisugune kas 10 või 15 prossa ära visata ja siis võtan selle keskmise kasti välja ja teen sellest selle näidupildi. Tuli väga hea. Aga kui oli püstipidi formaadis pilt, siis tuli võtta see mitte siit keskelt, mille puhul saaks enamustest piltidest saaks mingisuguse siukse vaate, eks ju, mis teataval puhul on huvitav, aga on võimalik tutvuda Marveti õllekõhuga, eks ju. Aga võtaks pildi ülevalt otsast. Ka kadreeriks veel natukese servast maha ja me saaksime tüüpiliste piltide kohta mingisugune 95% piltidest näeksid väga päris šefid välja. Tegin mina sellise lahenduse ära, tiksus, pärast vaatasin, et keegi oli ka teinud. See oli tuntud Eesti veebiarendusfirma. Nemad olid teinud lihtsalt, et nad võtsid keskelt. Ilma kadreerimata, ilma millegita. Pildid kukkusid hästi naljakad välja. Kui te vaatate praegust mingit pilte Postimehes ja kus iganes, kus on ka igale poole lisatud, siis mulle tundub, et seal on sama selline küsimus, et me tegime ka mingi asja, mis paneb automaatselt pilditükikesi veebi. Päris sageli on tegemist väga omapäraste pilditükikestega. Ehk mõelge selle peale. Jätan meelde. Kui mul on mingi tehnoloogiline vidin meelde, siis küsi alati endast, mida kasutajatel sellest tolku on? On neil seda vaja üldse või? Äkki kasutaja tahaks, et ma kulutaksin selle raha, mille eest mina lasin mingisugust ID-kaardiga loginit arendada, selleks, et me teeksime selle esimese lehekülje, kus me leiaksime kõik selle informatsiooni ülesse. Ma arvan, et sama raha eest võiks saada küll ühe veebilehekülje, kus on nagu parkimise link ja selle sõiduplaanide link ja need asjad on kõik nagu esilehekülje peal olemas. Et teeks neid asju, mis on vajalikud. Eelnevalt vaadanud, kus inimesed käivad. Tegelikult siit võiks veel leida näiteid teise ettekande jaoks veel, aga meil hakkab aega otsa saama. Kokkuvõtteks soovitus. Kirjutab mulle laupäeva hommikul kell 8.30 Jaano-Martin Ots, jällegi, kes on siin esinenud varem. Pets anna nõu, Purjelaua liit vajab uut veebi, tegemist on MTÜ-ga, raha napib. Seepärast osustat tuleb teha säästuveeb. Pets ütleb, võta WordPress, lisa Flickr piltide jaoks ja YouTube videote jaoks. Ja ma ise ka mõtlesin, domeeni saab vist jah. Tund aega hiljem, kui ma kohvi joomisel tagasi tulin, thanks, ma juba katsetan. Nii läkski, eks. See on nagu arendustsükkel. Võtame olemasolevad tükid, ärme mõtleme selle peale, kuidas me kirjeldaksime kellegile, kuidas oleks vaja teha mingi sisuhaldussüsteemi, veebipoodi, mida iganes. Võtke olemasolev tükk, vaadake, kui see toimub intuitiivselt, siis pruukige. Kui ei ole, võtke teine. Las nad arendavad siis seda esimest edasi, mis iganes. Meie kasutame seda, mis on mõnus, mis on teistel ka. Ärme laseme järgi teha. Võtame selle sama, mis on teistel. Kui võimalik, võtame tasuta, vabavara, kui vaja, siis papime. Hästi lihtne. Siin on näide. Minu lapse lasteaia kodulehekülg. WordPressi blogi. Õpetaja peab. Siin on nende tänane tegevus. Google kalender, mis on olemas kohutavalt mugav. Mul on alati võimalik vaadata, näiteks hommikul oli näha, et ta parasjagu õppis meie meeled ja tööviikust lehekülg 49. Teisipäeval läksin ma temaga ujuma ja siis me vaatasime, et kas me peaksime ikka jõudma selles õppetunni ajaks kohale, kuna tegemist oli putukatega ja nii edasi, mis talle väga meeldisid, siis me pidime väga kiiresti ära ujuma, et jõuda õigeks ajaks lasteaeda. Miks? Sellepärast, et me nägime täpselt veebist, mis nad lasteaias teevad. Need on asjad, mida ma ootan kõigilt teilt, nii turundajatelt kui ka arendajatelt. Seega, jätan meelde, kui ma ei tea, millise jalgratta leiutamise peaksin tellima, siis ostan poest geneerilise jalgratta või varastame.
tänud suurele hulgale inimestest, kes olid mulle abiks selle ettekande kokkupanemisel, kaasa arvatud kohalolijad, kes andsid vajaduse sellega tegeleda ja midagi kirjutada. Nii et minu poolt aplaus teile ja lõpuks üks pilt ka. Jah, teen. See pilt on siukene nagu Killbots want peace too ja all on kirjas but programs must complete. Ka tapja arendajad tahavad rahu, aga nad peavad ennem selle töö ära tegema ja papi teilt kätte saama, siis nad hakkavad mõtlema selle peale, mida te tegelikult tahtsite. See on moraal. Nii, aitäh, kui tohib, siis mõned küsimused ka. Palun saalil. Tapja robot tappis kõik ära, jah? Mina tahaks küsida saali käest, et kui paljud on tellinud enda arendajate käest sellise jälituse mehhanismi, mis annab vaadata, kuhu see kasutaja liigub ja mida ta teeb seal minu koduleheküljel. 1, 2, 3, 4. Mina ka, 5. 5, 6. See on hästi... Ja kusjuures iseenesest ma rõhutan, et see ei ole mitte lihtsalt see, et teil on nagu see Google Analytics olemas või te olete näinud mingit veebistatistikat. See on see, et see tõesti toimib. Sest kui olla mingil suuremal analüütika konverentsil, siis seal öeldakse, et laval istub paneel 7 habemega taati, kõik müüvad erinevat tarkvara veebianalüütikaks. Ja mis siis teie erinevused on, siis see, kes müüb kõige kallimat asja, ütleb, et meil on see kogu teie firma muu müügisüsteemiga integreeritud. Te ei pea mõtlema seda, mida ne kõik rääkisid, kui lihtne on seal märgendada seda, kuhu inimene läheb ja nii edasi. Et see on. Aga mind huvitab veel see asi, et kui kaugele sellise jälitustööga võib minna, et kas me võime selle inimesele ka sinna nime taha saada? No see on ju meie kõigi nii-öelda märgunenägu. Selle nimel inimesed tegutsevadki. Selle nimi ongi see internetiturundus. Just. Ehk et kuidas seda saada või? No väga lihtne meetod, et kui te lähete nüüd veebilehekülje peale ja teilt küsitakse e-posti selleks, et teile saata mida iganes või te osaleksite mingis näituses, siis te tegelikult seote juba mingisuguse oma info sellega ära. Nii et sealt on võimalik hakata neid asju tasapisi edasi aretama. Nii et ega ja suvaliste kasutajate kohta mind see ei huvita, aga mind huvitab see, et need kasutajad, kes mulle raha sisse toovad ja edasi. Ja nende puhul ma tegelikult tõenäoliselt juba läbi ostuda tean, kes nad on. Nii et see on nagu, ja teiste kohta ma tean sellepärast, et nad osalesid. See on nagu, kas seda tohib teha või? Võt ma tahtsingi küsida, et kas seda tohib teha? Ma ei tea. Kõik teevad. Tallinna veebi kohta siin keegi sõpradest just ütles, et veebilehel puudub privaatsuspoliitika, kus võiks olla öeldud, et teid jälgitakse küpsistega. Pange kirja siis privaatsuspoliitikas. Ma loodan, et järgmine aasta vähemalt siis me räägime või Peeter Marvet räägib meile, kuidas on võimalik siis leida sinna ka inimeste nimi taha sellele, kes meie kodu... Ei, me järgmine aasta räägime hoopis uudest asjadest. Ma tegelikult oleks tahtnud ka täna rääkida hoopiski sellest, et kuidas kasutada Twitterit Enterprise 2.0 kommunikatsioonis, aga ma ei jõudnud seda välja mõelda niimoodi pealkirjade ajaks. Selge, siis meil on teema teada, mis järgmine kord tuleb. Mängime partii palpõkki. Kõik osalejad on oodatud. Kas on tekkinud saalil küsimusi? Kui ei ole, siis aitäh